Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas Gitbloggi keskkonda siis kasutajaid teha. Et mul on klass valmis tehtud ja oma klasse näen ma siis siin üleval, et tegelikult ma saan valida täpselt selle klassi, mida ma siis tahan. No ma valin selle katse 1, 2, 3 ja klõpsan nüüd selle tääbi peale userid. Nii, praegusel hetkel on siis olemas ainult mina olen siin kasutajana näha, aga selleks, et nüüd näiteks õpilasi juurde lisada, klõpsan add new user. Nii, panen talle nime, näiteks siis Kati ja ma võin ka teha niimoodi, et näiteks, et ta tuleb oma salasõna sisestab ise, et ma ei peagi seda siia panema, vaid et tuleb minu arvuti taha sisestab, aga no ma praegu panen salasõna ise ära. Ja siis ma saan määrata ka, mis roll tal on, et kas ta on õpilane, on ta administraator, õpetaja, moderaator või siis külaline. Nii, ma jätan ta praegu õpilaseks ja klõpsan add new user. Nii. Ja kui ma nüüd siis vaatan siit all users, siis on näha, et siia on siis tekkinud Kati. Nii, kui mul nüüd selle uue kasutajaga oleks vaja midagi teha, tähendab, et näiteks kui Kati on unustanud ära oma salasõna, siis ma lähen siia editi peale ja siin on selline koht nagu new password, siia ta saab siis oma salasõna sisse kirjutada. Nii, ja kuidas nüüd ma login korra välja ja näitan, et kuidas siis näiteks oleks, et kui see Kati tahaks siis nüüd sisse logida. Ta teab, et tema blogi aadress on siis Gitblog katse 1, 2, 3 ja kui ta valib siis selle login'i siit ülevalt, valib oma nime ja nüüd sisestab siis selle salasõna, mis mina andsin või mis ta siis ise sisestas ja ongi kohe ilusti sisse saanud.